tere! Täna räägin ma Vana-Kreeka ehk Hellase ühiskonnast. Nagu te tõenäoliselt teate, Vana-Kreeka oli väga kultuurne ja huvitav. See koosnes väikestest linnriikidest ehk poolistest. Tähtsaimad poolised olid Ateena ja Sparta, kuid neid oli palju veel. Aga kus asus Vana-Kreeka? Kreeka asus Balkani poolsaarel, Egeuse mere saartel ja Väike-Aasia läänerannikul. Vana-Kreekas ei olnud elu vaid lust ja lillepidu. Okei, mõnel oli, aga enamusel mitte ning rikastest me räägime hiljem. Praegu on tähtsad orjad. Orjad olid enamasti välismaalased ehk kreeklastele barbarid või orjade järeltulijad. Ning nende elu mõte oli teha ära oma isandate ebameeldivat tööd. Ma ei räägi mitte nõude pesemisest, vaid näiteks ehitamisest, põllul töötamisest ja nii edasi. Orjasid oli lausa nii palju, et Ateenas moodustasid nad arvatavasti veerandi terve Ateena linnriigi elanikkonnast. Aga mitte see ei olnud kõige halvem asi. Orja peremees võis teda karistada ja edasi müüa, kui vaid soovis. Karm, eks ole? Aga liigume järgmisele teemale, mis on lihtrahvaelu. Lihtrahvas koosnes põhiliselt talupoegadest, kes olid Kreeka ühiskonnale väga tähtsad. Talupojad kasvatasid nimelt rahvale toitu. Ja me kõik teame, et toiduta ei saa inimene hakkama. Näiteks kasvatasid nad teravilja, oliivipuid ja viinamarju ning ka loomi, nagu lambad, kitsed ja veised. Talupoegadel ei olnud aga eriti kerge, arvestades, et maa ei olnud eriti viljakas. Selle tõttu koondusid paljud neist ajapikku linnadesse ning neist said pottsepad, relvameistrid, laevaehitajad ja muud sorti käsitöölised. Kuid kõige mõnusam elu oli rikkuritel ehk aristokraatidel. Nende elu oli täis lõbu, kultuuri ja lihtsalt laisklemist. Enamused nende töödest tegid ära nende orjad ning neile jäi järgi vaid sõjaretkedel osalemine ja poliitika. Aristokraadid olid üldiselt väga head sõdalased ning nende osavõtt sõjas oli väga kasulik. Aitäh vaatamise eest!